Läheb kaikki. Võib-olla ei läinud isegi. Nii. Encoder. Nii, kus on? Nii, raske sõna, decoder. Kui te loete lause, mis teile siis nii-öelda esimene mõte tuleb pähe. Jaa, see on mõnes parem. Nii, aga milleks, kus see leiab siis nii-öelda mingit väljundit rakendust? No, oletame, et teil on mingi arv sisendeid, on need nupud, andurid, ei tea veel. Ja siis on mingi arv nii-öelda väljundeid. Ja siis sõltuvalt mingis kombinatsioonis teil on vaja panna üks või rohkem nii-öelda väljundi tööle. Siis antud juhul 2 sisendid muudame siis nii-öelda 4 väljundiks. Näete, selline signaal. Mis emotsioon nüüd on? Enigma on tagasi või? Aga pange nüüd tähele sihukest asja, et väljundis ainult üks on. Näete, antud juhul siis diagonaalis. Ehk siis sõltuvad mingi sisendi kombinatsioonis teatud väljundis ainult üks töötab. Et see on siis nii-öelda tasub meelde jätta. Siis kui me paneme suvalise kivi kokku, seal me saame selle sisendsignaali kombinatsioonis panna üks või mitu väljundit tööle. Aga siin saab ainult ühe panna. Nii, sihuke pilt. Ehk siis see on tema sisu, kuidas ta võiks töötada. Noh, kui te selle eelmise tabeli, selle pildi panete omal kokku, siis näete, ega teist võimalust ei ole. Nii. Aga seda elementi pärast on vaja mingisuguses kombinatsioonis. See on siis nii-öelda tema ilus pilt, ehk siis simulaatoris. Ta on olemas nii-öelda on-off, ehk siis mis paneb selle asjanduse üldse tööle. Siin on siis nii-öelda sisend mingis kombinatsioonis. Ja väljundisse saadab siis nii-öelda rööbiti peale biti. Siin edasi on vist sihuke pilt. Ehk siis saame näiteks 4 sisendist 16 väljundit teatud kombinatsioonis kokku. Aga jällegi tuleb nüüd mõelda, mis me nüüd selle väljundite arvuga hakkame edasi tegema. Et üks võimalus on panna siis mingi erinevad rommid näiteks tööle, erinevad kombinatsioonid. Teine võimalus siis kasutada seda infot siis mingisuguse muundamiseks. Seda kasutatakse üks näide lihtsalt, et teist poolt tagasi, näiteks kui pöördlühiti 16 asendiga, selleks võimalikult vähe sooni vedada kontrollerisse, siis läheb ainult 4 soont ja iga pöördlühiti asukoht annab siis. Jah. See on siis selle väljund või selle, kuidas ma öelda, tagurpidi, aga see on nagu omaette element. Jah. Et see on siis nagu järgmine vastupidine eelmisele. Ehk siis meil on mingi arv, suurem arv nii-öelda sisendeid ja väiksem arv väljundeid. Ehk siis, aga siit peate siis nii-öelda võib-olla jällegi aru saama sellest nii-öelda põhimõttes, et sisendis mingi teatud jala peal võiks olla ainult üks ja siis väljundis on siis nii-öelda kombinatsioon 4 erinevat. Et kui te tahate jällegi teha rohkem neid kombinatsioone, siis sisendeid ka võiks olla rohkem. Kui te sisendis on teil näiteks mingi jalgade peal on siis nii-öelda 2 ühte, ehk siis 1 ja siis mingis muus kohas, siis peate vaatama, kas see üldse sobib teie jaoks. Selleks pigem kasutage mingit muud lahendust. Aga sihuke asi on välja mõeldud ja ta on täitsa olemas. Nii. Siin läheb siis nii-öelda raskemaks, ehk siis rohkem kombinatsioone. Ehk siis kui väljundis me tahame 3 erinevat kombinatsiooni saada, siis nii palju sisendeid võiks olla. Lihtne. Ehk siis selline pilt seal simulaatoris.
ja nii lihtne ta ongi. Et meil on näiteks 4 sisendit, A, B, C, D ja väljundis siis mingi kahendkoodis mingi asi. Et praegu võib-olla see ei ole kõige parem näide, sest seda klotsi on vaja panna siis koos teistega klotsidesse mingi loogilisse ühendusse, et saaks midagi aru. Nii. Mis siin oli? Siin oli siis see näide, et kui näiteks sisendis on rohkem kui ühte, siis ta nii-öelda alt loeb esimene üks, mis jääb nii-öelda ette ja selle siis nii-öelda kombinatsiooni saadab välja. Ehk siis ülemised ta ei loe, ehk siis tal on mingi eelistus. Et mõnikord on hea seda teada, aga teatud kohtades, kus te korraga saadate mitu ühte välja, siis pigem seda ei kasutaks